Head kaasteelised, ülejõelased. Ma tahaksin esmalt avaldada omapoolset tunnustust vahvale laulupoisse Eerole, kelle eestvedamisel see suur saalides rahvast väga kenasti ja kaunilt meie armsa Eesti riigi hümni laulis. Sõna kaasteelised või teelised, ma loodan, et ma ei eksi, Jaan Kross on kasutanud seda sõnaühendit, aga tänasel päeval ja tänast päeva silmas pidades kasutasin ma seda sõnapaari tulenevalt ühest vahvast lastelaulust, mille kas pealkiri või vähemalt osa sõnadest on järgmised: koolitee, koolitee, kõigi teede algus see. Tänaseks päevaks te kõik olete leidnud endale oma tee, aga üks, mis kogu selle saalitäit ühendab, on kindlasti see, et nende teede alguspunktiks kõigi teie jaoks on olnud Pärnu Ülejõe gümnaasium. Ja kui ma mõtlesin, et mis on see, mis toob kokku ja ühendab nii suure hulga inimesi, siis otse loomulikult on selleks aeg, sest see aeg, mis me oleme ja mis teie olete ühes koolis koos käinud, on vähemalt 9 aastat või 12 või 11 aastat. Aga veel rohkem on võib-olla seda nostalgiat, aga võib-olla ka seda uudisimu tänasel päeval, mis sellesse aega on maha jäänud. Kui ka mina meenutan oma kooliaega, siis minu jaoks tegelikult elu kõige selline rõõmsam periood oli tegelikult see aeg, kui ma käisin ülikoolis. Et see oli aeg, kus oli juba teatud teadlikkus, sa oskasid maailma asju hinnata, oskasid valikuid teha ja samas kohustusi veel eriti ei olnud. Aga tulles ka sammuke allapoole kooliaega, siis ma arvan, et ka see on üks imetlusväärne aeg, mida tegelikult, kui väga aus olla, ikka ja jälle ma tahaksin uuesti otsast alata. Kui me maavalitsuse majas võõrustasime Pärnumaa parimaid õpilasi läbi aastate, siis ma päris mitmel korral, olles Pärnu maavanem, olin neile pakkunud vahetust, et kas keegi on nõus, et keegi neist parimatest õppuritest saaks Pärnu maavanemaks ja mina saaks nende asemel sinna koolipinki, siis mitte keegi sellise vahetusega ei nõustunud. Ja ma olen sellega täiesti päri, sest ka tõesti see emotsioon, mis jääb maha kooliaega, see on see, mis saadab tegelikult terve meie pika elu. No mulle näiteks on siiamaale meeles matemaatikaõpetaja poolt kirjutatud märkused Toomas teeb tunni ajal pomme. Need olid tegelikult need vesipommid, ma ei oska öelda, kas tänased noored oskavad neid teha või mitte. Kui kuskilt nurgast sai mingi auk teha, siis selle sai veega täita ja siis sai sellega visata kas vastu seina või veel hullem mõnda oma koolikaaslast. Aga see on siiamaale meelde jäänud. Kui on jäänud meelde ka minu esimene diplom, tegelikult kõige armsam diplom, mida ma elus olen saanud. Ja see diplom on esimese võidu eest korvpallis. Ma olen üsna varasest noorusest hakanud korvpalli mängima, ma kahjuks pean tunnistama, et olen käinud Ülejõe gümnaasiumis, küll korvpalli mängimas, aga mitte õppimas. Aga oma õppetöö ja keskkooli aja ma veetsin Sindi keskkoolis ja seal me hakkasime üsna varakult korvpalli mängima ja lugu oli alljärgnev, et kui selles nooremas vanuseklassis me olime nagu selline esimene aasta, et 2 aasta kaupa nad vanuseklassid koos ja siis me Pärnu linna ja Pärnu maakonna meistrivõistlustel oma klassiga, oma Sindi keskkooli võistkonnaga kaotasime kõik mängud. Ja mis salata, väga suurelt. Ja loomulikult masendus oli väga suur ja selle peale meie treener, tänaseks küll siit ilmast lahkunud Taivo Sikk, tuli väga hea mõtte peale, et seda moraali on vaja kuidagi tõsta ja siis ta korraldas meile mängu tüdrukutega.
Ja mõistagi me võitsime väga pikalt ja moraal oli jällegi kõrgel tagasi ja otse loomulikult on mul väga hea meel, et ta selle diplomi peale ei märkinud seda ära, et me mängisime tüdrukutega. Ja ma arvan, et igalühel teist on palju sarnaseid emotsioone koolipäevist ja mul on siiralt hea meel, et sarnaseid kokkutulekud ka tänasel natukene keerukamal ajal ei ole jäetud unarusse. Ma arvan, et kõige lihtsam retsept tegelikult, kuidas tänasel keerukal ajal ennast hästi tunda, on mõelda nendele asjadele, mis on hästi. On mõelda nendele inimestele, kellest te austate, kellest te lugu peate. Ja kui te selle peale rohkem mõtlete, siis need probleemid, mis tunduvad suured, muutuvad kordades väiksemaks. Ja see sama soe ja sõbralik atmosfäär, mida ma tunnetan ka siit saalist, on üks suurepärane märk sellest, kuidas ka tänasel natukene keerukamal ajal oma muresid matta. Võib-olla lõpetuseks veel kaks sellist märki, et üks selline huvitav paradoks, mille ma kirjutasin ka õpetajate päeva lehes, on see, et kui mina lõpetasin keskkooli, siis ma tegelikult ei osanud väärtustada kaugeltki nii, nagu see seda väärt oleks olnud, seda tööd, mida õpetajad sel ajal meiega tegid. Et ütlen ausalt, et ei oleks tänasel päeval kindlasti Pärnu linnapea Toomas Kivimägi, kui oleks olnud minu ajalooõpetajad, kes tegi minuga eraldi tööd, võttis läbi 7.–8. klassi ajaloo õpikud, sel ajal, kui ma õppisin 11. klassis, ja kuna ma sain nibin-nabin Tartu Ülikooli õigusteaduskonda sisse, ma julgen küll väga üheselt öelda, et kui poleks tema minuga seda tööd teinud, ei oleks ma Tartu Ülikooli õigusteaduskonda sisse saanud ja kindlasti oleks ma täna see, kes ma täna olen. Ja täna ma alles väärtustan ja teadvustan enesele seda, kui oluline roll tegelikult oli õpetajal. Ja seepärast on mul selline mõte ja teie jaoks ka täna ju suurepärane võimalus öelda ka teie omapoolsed tänusõnad nendele õpetajatele, nendele koolijuhtidele, kes on teie eluteed kujundanud. Ja see roll on kindlasti oluliselt suurem, kui me seda oleme osanud enesele teadvustada sel päeval, kui me oleme sulenud oma keskkooli või gümnaasiumi lõpuukse lõpetades 11. või 12. klassi. Ja et head inimesed, ma tahaksin kasutada tegelikult teie ühe kooli vilistlase Kati Murutari sõnu, kui ta saatis mulle ühe kirja. See avaldati ka Pärnu Postimees, seal ei avaldatud küll esimest rida ja see esimene rida oli niimoodi, et Toomas, ma armastan sind. Ma arvan, et sellist siirust ja südamlikkust tegelikult ka teineteise suhtes pöördumises me vajame oluliselt rohkem. Ma just täna enne siia tulekut võõrustasin tegelikult ühte vanahärrat Torontost, kellega me tegime koos väikse ühise lõunasöögi minu kodus, mul oli auga nende juures viibida ja näiteks nemad väliseestlastena alati, kui nad kirjutavad kirja mõnele oma naistuttavale, nad ei kirjuta sinna peale, et austatud või lugupeetud, nad kirjutavad armas või kallis või nii nagu Kati kirjutas, et ma armastan sind, Toomas. Ma arvan, et sellist siirust ja südamlikkust tegelikult tänasel päeval me vajame palju rohkem ja uskuge, et see läheb palju rohkem inimestele ka hinge. Ja seepärast tahan ka mina teile, head ülejõelased, Pärnu Üleja gümnaasiumi vilistlased, koolijuht, tänased õpilased, õpetajad, öelda teile seda sama, ma armastan teid. Ja kui siin avaldati kiitust ja tunnustust igati põhjendatult Mart Allikule ja Margus Tammekivile selle suurepärase teie jaoks välja teenitud kingituse eest, nimelt, et te olete saanud omale uue ja uhke ja korda tehtud koolihoone, siis ma küll palun, et te avaldaksite ka samal ajal kaastunnet tänasele linnavõimule, sellepärast, et mulle tundub, et selle maja maksumus läheb Pärnu linnale oluliselt rohkem maksma kui see raha, mida konkreetselt selle maja eest on vaja välja käia. Aga ma loodan, et ja soovin, kuna meil kingitusi kahjuks täna võimalust enam jagada ei ole, küll aga ma tahan soovida, et see unistus, et igaühel teist oleks oma kapp, see täituks. Palju õnne!